Tõuse püsti! Meie, kes me olime moslemid, tulime kohale organiseerima. Näitasime end nende sotsiaalse õiglase ruumides koos armu, armastuse ja kirega, mis neil seal oli. See tõesti innustas mind usku vastu võtma. Pärast Mamdani võitu liigub DSA edasi, et laiendada oma poliitilist mõju kogu Ameerikas. Me teadsime, et need ei olnud lihtsalt ühe valitud ametivõidud. Need olid liikumise võidud. 10 poliitikut kandideerib nüüd New Yorgis Ameerika demokraatlike sotsialistide nimekirjas, sealhulgas 2 kandidaati kongressi. Võitlus lääne täieliku hävitamise eest ei ole avaldus, mida sa ootaksid kuulma otse kelleltki, kes on just valitud esindama New Yorki. Jah, mitte 1, vaid 3 hullumeelset poliitikakandidaati valiti pärast seda, kui Mamdani neid soovitas. Ja nüüd võime põhimõtteliselt öelda, et islamistlik vandenõu kasutada sotsialiste radikaliseerimise toomiseks Ameerikasse on tõesti osutunud tõeks. Ma sooviksin öelda, et ma liialdan, aga see on Dara Liza Avila Chevalier. Ta on Quadi asutaja ja see on nende eesmärk. Võidelda lääne tsivilisatsiooni täieliku hävitamise eest. Me otsime kogukonda ja hävingut võitlejatelt globaalses lõunas. Seda on näinud 1,7 miljonit inimest ja see on täiesti hullumeelne. Dari Laasa on ise juba hullumeelne, aga meil on ka veel hullemaid kandidaate, kelle Ameerika rahvas on valinud tänu DSA-le. Kui sa veel ei tea, mis on DSA, siis pead neist kindlasti teada saama, sest nende plaan, nende vandenõu Ameerika hävitamiseks on liikunud edasi nii kiiresti ja nii jõuliselt ning üllatanud nii paljusid meist. Ja nüüd on aeg hakata seda organisatsiooni käsitlema sellena, mis see tegelikult on. Peale selle, et ta lihtsalt ilustab islamiseerimist, mis on iseenesest hullumeelne, kuulake, mida ta ütleb oma plaaniks olevat. Meie, moslemid, tulime organiseeruma. Me ilmusime kohale nende armu, armastuse ja kirega, mis neil oli nendes sotsiaalse õigluse ruumides. See tõesti innustas mind usku pöörduma. Ja ma tahan olla kindel, et me peegeldame seda, et mina peegeldan seda igas ruumis, kus ma olen. Ja et tead, inshallah, kui me jõuame kongressi, siis peegeldame seda ka võimukoridorides. Selge välja öeldud. Ta tahab peegeldada islamit kongressis. Lihtne, arusaadav, aga ärge muretsege, kutid. Need inimesed ei taha esindada ainult kongressi koridore. Nad reklaamivad aktiivselt terroristlikku sümboolikat. See on palestiinlanna Apar Kavas, kes võitis oma koha New Yorgi osariigi senatis ja ta lehvitab päris Hamasi lippu. Tõuske püsti! Kogu see neetud süsteem tõuske. Kogu see neetud süsteem, lõpetage see ära, tõuske püsti! Nii et nüüd on teil üks naine, kes väidab, et tema missioon ja organisatsioon, kus ta on töötanud, on hävitada lääne tsivilisatsioon. Teine naine, kes ütleb, jah, ma olen uhke terroristide toetaja ja nüüd esindavad nad Ameerika rahvast valitsuses. Nüüd, kuidas see ometi juhtus, on küsimus, mida me kõik endalt küsime. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu ja tehke kõik vajalik. Mul on varsti tulemas väga põnev teadaanne millegi uue kohta, millega me tegeleme, nii et jääge meiega ja liituge selle teekonnaga. See saab olema imeline. Te saate seda toetada ja aidata, aga me teatame sellest peagi. Kuulge, see, mis siin toimub, on täiesti hullumeelne. Ja see algab osaliselt millegagi, mida nimetatakse DSA-ks. See kanal käivitati, ma arvan, 2 päeva tagasi ja juunis 2026 on neil juba 139 000 jälgijat, sest nad teevad seda, mida nad nimetavad DSA jälgimiseks, jälgides Ameerika demokraatlikke sotsialiste. Nüüd, kui mõelda, et DS-sotsialistid, radikaalne, hullumeelne, vasakpoolne ideoloogia, mille vastu Ameerika nii palju aastaid võikles, et see imbuks sisse, on nüüd aktiivselt kaasatud. Inimeste valimine, kes lähevad teie senatisse, on täiesti hullumeelne.
Ja pole vaja palju, et näha, kui ohtlik see ideoloogia tegelikult on, mida nad peale suruvad, eks. Niisiis, demokraatlik sotsialist ja New Yorgi demokraatide kandidaat Claire Valdez on nüüdseks saanud islamistlikult lobilt üle $500,000. Varem oli see $100,000. DSA ja islamistid töötavad käsikäes, et Ameerikat hävitada. Me juba teame sellest punarohelisest liidust. See on vana lugu. Lugu on nii vana, kui olla saab. Sa nägid, mis juhtus Iraanis punaste ja rohelistega. Niipea, kui islamistid võimule said, hävitasid ja kõrvaldasid nad igasuguse sotsialistliku mõtteviisi. Täpselt seda nad plaanivadki siin teha. Aga nad panevad kõige ohtlikumad inimesed valitsusse ametikohtadele. Ja kui ma ütlen nad, siis ma mõtlen, et see on osa nende strateegiast. See ei ole lihtsalt viga. Siin on suurepärane video Canary Missionilt, mis seda selgitab. Pärast Mamdani võitu liigub DSA, et laiendada oma poliitilist mõjuvõimu üle kogu Ameerika. Me teadsime, et need ei olnud lihtsalt ühe valitud ameti võidud. Need olid liikumise võidud. 10 poliitikut kandideerib nüüd New Yorgis Ameerika demokraatlike sotsialistide nimekirjas, sealhulgas 2 kandidaati kongressi. Me tagame, et meist saab jõud, mida ei saa eirata. Muide, see on Hassan Piker. Tead küll, see tüüp, kes ütleb, et Ameerika vääris 11. septembri rünnakuid, jah, ja et ta ei jõua ära oodata, millal kapitalistide veri mööda tänavaid voolab. Ja mitte ainult New Yorgi poliitika, vaid kogu riigi poliitika. Kõik DSA kandidaadid järgivad sama rada. Nad alustavad ülikoolilinnakute radikalismist, liiguvad edasi tänavatel organiseerimise juurde ja kandideerivad siis ametikohtadele, olles DSA masinavärgi toetatud. New Yorgi linna DSA ehitati üles nullist. Nad lõid terve poliitilise masinavärgi. Me peame muutma DSA tehaseks. liigutakse väliste ässitajate juurest tõelise võimuga inimeste juurde. Esimene samm, ülikoolilinnakute radikalism. Nagu Mamdani alustasid mitmed kandidaadid oma radikaliseerumist ülikoolide aktivistide rühmitustes, nagu õpilased õigluse eest Palestiinas ehk SJP, mis loodi eesmärgiga õhutada vägivaldset ülestõusu Ameerikas. See on talunik. See on isa. Teine samm, tänavatel organiseerimine. Pärast ülikooli läksid need kandidaadid tänavatele, korraldades proteste, mis olid seotud Black Lives Matteri rahutustega, pro-Hamasi meeleavaldustega ja äärmuslike ametiühingutega. Palju DSA kandidaadid on korduvalt arreteeritud eravalduses viibimise ja liiklusblokaadide tõttu, mis on korraldatud arreteerimise eesmärgil. Meid arreteeritakse. Oleme juba üle 10 aasta korraldanud aktsioone koos Black Lives Matteri aktivistidega. Me just hõivasime Hopefully kontori. Radikaalne aktivism on tee DSA toetuse saamiseks. Ja nüüd me tuleme võimule, me tuleme poliitikasse. Kui radikaalsed korraldajad on tuvastatud, tärbab DSA nad, kus neid koolitatakse, toetatakse, juhendatakse ja antakse vajalikud ressursid poliitikasse sisenemiseks. Üks mu sõber, kellega olin organiseerimise käigus lähedaseks saanud, palus mul kandideerida osariigi assambleesse. See juhtus Queensi DSA valimistöögrupi koosolekul. Julia värvati. Mul oli au olla. Värvatud kandideerima ametikohale. Nii, et ma liitusin DSA-ga tegelikult sellepärast, et mind värvati sellele ametikohale kandideerima. Ma sain värvatu DSA poolt. Demokraatlike sotsialistide masinal on oma hind. Kui kandidaat saab DSA toetuse, ei ole tema lojaalsus valijatele ega demokraatlikule parteile, vaid ainult DSA-le. Kõiki meie kampaania osi juhitakse kui ühist projekti meie Browardi DSA ja suurema Ameerika demokraatlike sotsialistide organisatsiooni vahel. See on see, kelle ees ma vastutan, meie liikmete ees, mitte ainult siin Lõuna-Floridas, vaid ka üle 100,000 liikme kogu riigis. Me peame tagama, et nad mäletaksid, et nad on selle organisatsiooni liikmed ja see organisatsioon seisab nende kõrval. Meie tegime sinu võimalikuks ja me võime, tead, kui sa meist eemaldud ja lahkud, selle ära võtta. See on süsteem. DSA valib tänavaagitaatorid välja, muudab nad poliitilisteks kandidaatideks ja aitab neil ametisse saada, kus neid saab kontrollida, et suruda läbi DSA äärmuslikku agendat. Korraldajana ütlen ma inimestele, et nad korraldaksid mind. Me toome endaga kaasa liikumise. See on liikumise küsimus. DSA poliitikud ei ole demokraadid. Nad on osa masinavärgist, mis on loodud Ameerika demokraatia õõnestamiseks. Loe rohkem DSA plaanidest Ameerika kukutamiseks aadressil canarymission.org. See on sõna otseses mõttes vastik. Tead, ma arvan, et inimesed arvavad tihti, et see on liialdus, kui sa ütled midagi sellist nagu on olemas plaan Ameerika hävitamiseks. On olemas tõepoolest plaan ja see on nii selgelt näha. Ja see töötab, sest mingil põhjusel on debiile, kes tegelikult lähevad DSA jutu õnge.
ja me jõuame ka nende numbriteni, kui palju rumalaid ameeriklasi on tegelikult valinud DSA, justkui nad esindaksid demokraatlikku parteid. Aga me peame tunnustama Ben Shapiro, kes kritiseerib taskuhäälingu tegijaid, kes on DSA-d toetanud. Nii et taas, demokraatliku partei vastu kandideerimine on tulus poliitiline strateegia. Olgu hästi. Nüüd on sul kolmas grupp. Inimesed, kes ei jälgi väga tähelepanelikult, Joe Roganid või Theo Vaughanid, kes on täiesti rahul sellega, et kutsuvad DSA liikmeid oma saatesse ja ei esita neile raskeid küsimusi, vaid räägivad sellest, kui revolutsioonilised nad on ja millised nad on. Nad tõesti muudavad poliitikat. Ei mingeid sügavaid küsimusi, ei mingeid tõsiseid poliitika mõjusid, aga nad teevad lahedaid TikTokke. Ja seni, kuni nad teevad lahedaid TikTokke, inspireerivaid TikTokke ja räägivad probleemidest, mis muidugi on see, millest taskuhäälingute maailm armastab rääkida. Neile ei meeldi kunagi lahendustest rääkida, aga neile meeldivad inimesed, kes lihtsalt kurdavad süsteemi probleemide üle. Sest nüüd oled sa asjaga kursis ja kogu see muu jama. Nii et see on üsna suur grupp. Jällegi, 18-29 aastaste seas on need, kes on keskel, 14%. See on vastik. See on vastik, et taskuhäälingu tegijad võimaldavad sellist asja ja et inimesed langevad selle naeruväärse TikToki olukorra lõksu. See on umbes nii. Kandidaat tegi armsa video. Valime tema. Aga näete, DSA-l õnnestub see, mida nad teevad ainult siis, kui nad on valmis suruma peale seda ideoloogiat, et olla ameeriklane on kohutav asi. Ja nad on see aastaid ja aastaid ja aastaid õnnestunud. Tiit, see kogu mõte, et inimesed on lihtsalt otsustanud, et nad ei ole enam oma riigi üle uhked. Ja, Treis, see teeb mind nii kurvaks, sest me elame maailma parimas riigis, juba ainuüksi sellepärast, et oleme sündinud siin, Ameerikas. Me oleme ühed kõige õnnistatumad ja privilegeeritumad inimesed maa peal. Sellepärast postitan ma oma sotsiaalmeediasse kõikidest võitudest, mida president Trump toob, ja sellest, kuidas ta teeb Washingtoni ilusamaks, sest ma tahan, et nooremad põlvkonnad vaimustuksid taas Ameerikast. Mina isiklikult olen väga elevil ja uhke, et saan tähistada 4. juulit. Washington näeb imeline välja. Igal pool on eurooplasi, kes imetlevad ja ahetavad ning ma arvan, et sellest tuleb seni parim 4. juuli. Inimesed, kes tulevad kust? 20 demokraadist ütlevad, et nad on Ameerika üle uhked. 20 demokraadist. See on vastik number. Olgu, olgem nüüd väga-väga selged. DSA ei ole sama, mis demokraatlik partei, aga nad kasutavad demokraatlikku parteid. Kuula, mida see mees ütleb. Kandidaadid kandideerivad demokraatidena. Me oleme demokraatliku partei nimekirjas. Me osaleme eelvalimistel. Ja kui nad on seadusandlikus kogus, siis nad kuuluvad demokraatliku partei fraktsiooni. Aga me ei nõustu sellega, kuidas demokraatliku partei juhtkond oma partei aparaati korraldab või juhib. Seetõttu püüame üles ehitada iseseisvust, keskendudes vabatahtlike juhitud liikumisele. Demokraatlik partei on radikaalse sotsialistliku partei poolt üle võetud. Ja kui sa ei saa ikka veel aru selle tagajärgedest, siis kuulame nüüd Chloet. See, mis eile õhtul New Yorgis juhtus, peaks kõiki hirmutama. Ja siin on põhjus. New Yorgis toimusid demokraatliku partei eelvalimised, kui tavaliste demokraatide asemel valisid valijad veelgi vasakpoolsema sotsialistliku kandidaadi. Kõiki neid toetab Ilhan Omar ja nad kõik vihkavad Ameerikat. See siin, Darja Elisa, pöördus hiljuti islamiusku ja ütles, et kasutaks Ameerika lippu salvrätiku asemel, kui ta selle unustaks. Ta oli Columbia ülikoolis ühe rühma kaasasutaja, mille eesmärgiks oli lääne tsivilisatsiooni täielik hävitamine. Ta läheb nüüd kongressi. See siin, Claire Valdez, kandideeris selle nimel, et anda kodakondsus ja valimisõigus illegaalsetele sisserändajatele, kasutada teie maksuraha soovahetusoperatsioonideks ning kaotada erakindlustus. Kommunist kongressis. Brad võitis ka, aga ta on tehniliselt juut, nii et ta pidi teesklema, et ta ei ole ja tegema seda, et valituks osutuda. Allah, kes ahad Allah. Kezul Kafirin. See naine võitis ka osariigi assamblee koha. Ta on illegaalide laps. Ta protestis kunagi, kandes Hamasi peapaela ja pani 11. septembri Ameerika rassismi süüks. Ja siin on põhjus, miks see oluline on. Me näeme, kuidas demokraatlikud sotsialistid, kommunistid võtavad demokraatliku partei üle ja kust me oleme seda varem näinud, Nõukogude-eelses Venemaal. Sul olid bolševike kommunistlik partei ja menševikud ning Vladimir Lenin kontrollis bolševike ja tahtis hävitada menševike ehk tavalisi demokraate. Mänguplaan on alati olnud minna tavalisse demokraatide piirkonda, võtta see üle ja asendada tavalised inimesed radikaalidega, siis väita, et sinu hullumeelne vähemus on enamus. Loo vale mulje populaarsusest, teeskle, et vähemus on populaarne, levita seda noorte seas ja pane kõik sellest rääkima. Lenin tegi seda ning puhastas siis traditsioonilised menševikud välja ja võttis võimu üle.
seega saab vähemusest paberil enamus. Lenini jaoks polnud menševikud piisavalt radikaalsed ja tänapäeva sotsialistide jaoks pole demokraadid piisavalt radikaalsed. Mamdani on tänapäeva Lenin. Sa näed nende klippe kõikjal sotsiaalmeedias, kus nad üritavad siin veenda, et see on uus laine. Sinna me liigume. See on lihtsalt peale surutud trend. Ta eksib. Enamik inimesi ei taha Ameerika vastaseid, liitlaste vastaseid, sinu eraomandi konfiskeerijaid, sind ülemäära maksustavaid, terrorit armastavaid, soo muutmist propageerivaid ja Ameerika lipuga pühkivaid kandidaate. Nad ei taha kommuniste, nad tahavad normaalsust. Ainult 10% New York City elanikest hääletas sellel valimistel. Enamik inimesi jäi koju, neid ei huvita. Aga tead mis? Ükskõiksus valib hullud võimule. Täna on need kongressi liikmed, homme kandideerib see natsitätoveeringuga mees senatisse ja järgmisel aastal kandideerib AOC presidendiks ja siis on kommunistid võimul. Kallid inimesed, on aeg olla teadlikumad oma kohalikest valimistest, enne kui see hävitab teid ja kogu riigi. See läks väga süngeks. Aga nii juhtub kogu Ameerikaga, kui me kiiresti ei tegutse. Siin, see on Chloe, ta on imeline. Mulle väga meeldib tema sisu. Issand küll. Me lihtsalt laseme neil inimestel seda teha. Nad räägivad meile oma strateegiatest, nad räägivad meile oma plaanidest ja me lihtsalt laseme neil seda teha. Ma arvan, et on aeg lõpetada vastupanu osutamine. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.